Nii, alustame uue vlogiga, käes on teisipäeva, kell on 4, hakkame golfi minema, Tšurro on juba valmis minekuks. Läheme mängime natuke golfi, läheme range'ile täna ainult golfi mängi, range'i ka mängitakse golfi, aga läheme lihtsalt range'ile palli lööma ja vaatame, kaua me lööme, ma arvan, mingi 150 palli ikka tahaks ära lüüa, ehk siis läheme teiega juba range'ile, kui hakkame paugutama palle. Nii, esimesed pallid soojendust löödud, paneme paar purakat ka. Vaata, kas lendab ka täna või lend üldse. Oppa! Vaat, täiesti otse. Ei tea, miks rajal nii üle 2,72 meetrit tipp-topp. Paneme paar sellist täiega lööki ka. Vaata, mis juhtub. Oppa! Tunduvalt parem, kõrgemale ja sutsu kaugemale ka, ma arvan. 2,79, mõned meetri kaugemale. Hääl oli küll selline, et nüüd lendas. Aga tegelikult ka. Oppa, 284 meetrit. See on juba päris hea. Tere siia. No nii, tulime golfist tagasi ja Tšurro on õnnelik, saab kodus jälle palli mängida. Seal ta pidi ainult istuma. Siin on hea, saab palli mängida. No nii, Tšuri, too veel palli. Väsinda poiss, ta ei viitsi väga mängida, ma vaatan. Vaata. Lihtsalt. Ta on jumala haige värkanud. Kõik pallid, mis me tal ostame, ta meeldib räägib, piiksub. Aga jälle katki pall, jälle ei piiksu, ehk siis ma ei tea, kus ma saan palli, mis kestaks rohkem kui 2 päeva. Kell on juba 10, peaksin magama, aga üks mees tahab ju veel mängida õues. Ühesõnaga, jookseb nagu hullna. Päris mõnus ilm täna. Opsi, osso. Oi juma, ma näitan teile kohe, kus Tšurik oma palli kaotas. Kus pall on? Ajas siit kaldast alla selle palli. No ta ei saa siit kaldast alla tulla, sest et tal on see kaela asi või see särtsu asi, et siis vaata luurab siit. Nii nuinu nägu tal peas. No nii, püüad ka või? Peaaegu, tubli poiss sa oled. Kuule, Tšurik, lähme magama. No nii, uus päev käes ja lähme shoppama, sest süüa on vaja, kodus on söögid otsas, aga muuseas, me ei lähe täna lihtsalt shoppama, me läheme tegema natuke teistsugust shoppingut, nagu jaanipäeva shoppingut. Ja kui tahate näha, mis ma jaanipäevaks endale ostsin süüa igast asju, siis see video on üleval, eile läks üles teie järgi, eks 20 juuni läks üles, mida jaanipäevaks osta, nii minge vaadake järgi Instagramist, TikTokist leiate ülesse. Tavai, ma lähen shoppama. No nii, see kogu kubatus jaanipäeva toiduhauli video on juba üleval nii TikTokis kui Instagramis, minge vaadake järgi Reigo Neeme ja vaadake, kui vägevat toitu ma jaanipäeval söön siis. Nii et aga jah, hakkame siis neid asju vaikselt grillima. No nii, kell on saanud 15.50 ja kõhud on meil tühjad ja on aeg hakata süüa tegema. Ja kui kõhud on väga tühjad, siis me teeme midagi kiiret. Eks me võtame muna, me võtame vrapi põhja, siis me võtame juustu, siis me võtame singi, see juust on kinni, võtame selle. Siis me võtame veel mingi kasme. Mis kasme võtame? Ketšupit oleks vaja. On neid kasmeid siin nii palju. Miks me võtame? Ühesõnaga mingi ketšupit on vaja. Ja ongi olemas. Rohkem midagi vaja. Pann ka ja pann kuuma õli peale ja muna pannile ja vrapp peale ja ongi kiirelt jälle õhtusöök olemas. Mega hea õhtusöök. Maitse on ka hea, selles mõttes. Hea, kiire ja toimiv. Teeb kõhu täis kiiresti, lihtne ka veel. Vaatsid piustist, laks. Olemas. Ja nüüd muna. Hakkab mila jooksma juba. Tahaks juba süüa. Mitu muna läheb Saranile? 3 näitas. Saranile läheb 3 muna. Saad aru, viimasel ajal on munakarpides kogu aeg muna katki. See ei olnud, see oli lihtsalt kinni kiilunud. Aga pidevalt on munad karbis katki. Ja ma ei hakka neid iga kord vaatama ükshaaval, kas on terved või katkis munad. Üks päev mingi 4 muna oli karbis katki. Oi, see on kuke muna, seda Saran ei saa, see on liiga suur. Jätan selle endale. Ja nüüd paneme talle teise, 3 ikka, jah. 3 muna, vaata mingi väiksem. Mul on Saranile väiksem munast, see endale jätan suuremad, eks ole. Tal pole nii palju vaja seda. Ja 3 muna Saranile. Ja ma teen endale 2 frappi. Ma pean käsi. Endal teen 2 rappi ja ma panen endale kokku 6 muna, ma arvan. Sest ikkagi, poisid tahavad kasvada. Mina mingis 3 munast. Küll nagu kõhtu täis ei saa. Võt nii, väga hea. Hakkame siis vaikselt ootama. Läheb kähku õnneks. No nii, proovime selle muna ja rapi koos ümber keerata. Ehk õnnestub.
opa, enam-vähem. Natuke läks alla veitu ka, selle tõmmise peale. Ja nüüd tuleb kõik see olulisem asi, ehk siis sisu. Tegelikult sisu muna on põhisisu. Nüüd paneme ketšupit kõigepealt. Laks natukene. Siis me paneme 1,5 juustu saronile, nagu käsk ei antud, et rohkem ei pane. 1,5 juustu, 1 ja siis teeme saab väiksema poole. 1,5 juustu. Nüüd paneme 2 viilu kanafilee sinki. Siuke raske retsept on, eks ju. 1 ja 2. Ja nüüd paneme natuke veel ketšupit. Asi peab ikka mahlane olema. Hops. Laseme selle natukene krõbestada sellel rapi põhjal. Et see oleks ikka mõnus krõbe. Siis keerame pooleks. Ja põhimõtteliselt ongi valmis. Ime lihtne, kiire, kaua aega läks. Mitte midagi. No, hakkab loomu. Hopsti, nüüd keerame pooleks. Naksti. Ja opa, olemas. Aga palun. Järgmine valmist ongi, selline välja näeb. 2 poissi, kokku 6 muna, 4 viilu sink umbes. 4 viilu seda, mis on see juustu. Väike error on jälle, ütleme nii, et mina ei tea, kuidas viimasel need errorid tulevad nii tihti, kui kõht tühi on. Ma arvan, et see on normaalne. Ja ma ei viitsi midagi kattida ka nii, et nii jääb. Ja kõrvale sunniviisiliselt söön mõne tomati, sest et ma ütlen ausalt, mina mingi väga taimemees ei ole. Igasugused tomatid asjad. Mul võid arbuus. Aga ma ei pane arbuusi toidu kõrvale siia, eks ju. Samas, mis mitte. Mul võiks olla arbuus ka siin kõrval. Aga mulle need igasugused asjad väga ei meeldi. Ma söön neid, sellepärast, et sunnitakse baklasaane asju sööma. Aga ütleme ausalt, ma ise neid ei sööks, aga väidavad, et on nagu vajalik, et ma ise isiklikult väga kahtlen sügavalt selles, kas neid on vaja. Räägitakse küll, et sealt saab igast häid asju, aga kui mina olen vaadanud dokumentaalfilme, kuidas neid kasvatatakse ja palju seal neid pestitsiite asju sees, ega see midagi eriti head ei ole. Ehk siis suht savi. Ma ütlen, minu nii-öelda teadus ütleb seda. See on suht siuke mõttetu kraam. Aga olgu, ma lõikan selle asja ära ja hakkan sööma. Head isu. No nii, magamineku aega, aga mõtlesin, et tulen annan oma porganditele natuke vett siia, et noh, mul on siin kõva kasvuhoone. Kasvuhoonet ei ole, aga põhimõtteliselt mul on ainult need porgandid siin, ongi ainult porgandid. Ja ma loodan, et neist tulevad porgandid ka. Sest kui vaadata, nüüd siit lähemalt vaadata, siis vaata, porgandipoisid kasvavad. Ma panin siin, ma ei tea, 1600 seemet, ehk siis tuleb 1600 porgandit võib-olla. Täna on siuke huvitav päev on, et terve päev lihtsalt sajab. Nagu kordagi pole vihma järgi jäänud, et siuke mõnus Eesti suvi. Aga ega midagi, kell on juba 9:30, jah, lähme magame ja homme on juba uus päev, homme parem päev. Homsest hakkab suvi, ma vaatasin. Lubab 20 kraadi, neljapäeval 23, reedel 28 laupäeval, ehk siis nüüd saab nautima hakata golfi, nii et homme läheme golfi ja naudime muud trenne juba. Uus hommik on käes, hommikusöök valmis, scramble egg, 2 juustuvõikut, ülihea lapileivaga, terve maja lõhnab see äri. Tšurro juba õues. Uus päev käes ja lõpuks ometi on see päike kohal. Ja mis pealmine, soe ka veel, ehk siis kui tähendab, et päike on kohal, siis kell on 10:03 näiteks juba, see näiteks ongi 10:03. Mina tulen siia, võtan ühe päevitustooli, laksti ja mis ma teen? Hakkan päikest võtma, sest mida muud ikka teha, mis päevad on olnud? Neljapäeval, kui hakkame võtma päikest natukene, paneme siit päikse suunas, laksti niimoodi, opa, särk maha, ma toon mingi rätiku ka siia alla, see on veel mõnusam. Oota tšuurik, läheme toome mingi rätiku alla. No nii, paneme rätiku alla. Ai, ma hakkasin padjaga võtta. Oota, ma pean korra veel minema. Korra veel tuppa minemast, et noh, ma tahan, et see päevitamine või see pikutamine oleks nagu ekstra mugav. Eks ma toon padja ka veel. No nii, mul tuli meelde, et veepudel peab ka olema õues. Alati olemas, ehk siis veepudel, padi, laksti, panen veel padja siia. Nüüd võtame särgi maha ja hakkame päikest võtmast, et UV näitas, et on juba 5. Opa, valgele kehale natukene päikest peale, palju mõnusam. Ega tegelikult ma seda päikest ja nii-öelda nahavärvi pärast otseselt võtma ei tunnudki, pigem see mõnus, see soe õhk. Panen see mikro siia, see mõnus soe õhk, soe päike, seda pole nii ammu tundnud, et tahaks. Mis tšurro teeb seal? Tšurro!
tule siia. Tšurra! Opa, tule siia, jah, mis sa teed seal? Erilane oli seal, jah. Ühesõnaga, pigem tahaks seda sooja õhku lihtsalt tunda, sooja päikest. No Suurik, annad seda... mis sul on? Erilane oli või? Ära karda. Suuro pole meil veel ju erilasi asju näinudki, et ta ei saa aru, mis asjad need on. Ühesõnaga tahaks lihtsalt seda sooja tundest, et nii ammu pole sooja õhku olnud, ainult siuke vihma sajab iga päev ja ühesõnaga, oi kui mõnus on. Oi kui mõnus neljapäev ja reede ja laupäev ja pühapäev luuab iga päev sellist mõnusat sooja ilma. Oba, laksti. Mängid koeraga, võtab päikest, pärast lähen ujuma veel, ma arvan, ja pärast lähme veel, peale lõunat lähme ka golfi mängima. Mingi 3 ajal äkki me vaatame, mis kell me jõuame. Mis see paldiga juhtunud on sul? Otsa raks tilgub. Oot, opa. Ainuke asi, mis võiks veel olla, on mingi jacuzzi mul siin, näiteks siin sees või siin peal. Eriti mõnus oleks vaata. Vahepeal võtab päikest, oled mingi jacuzzi mullivannis. Sest Eestis on siuke asi, et ega see järv on ilus küll, aga ega ta ju soe kogu aeg ei ole, et suht korraks on näinud. Eks mõtle, kui õnnus oleks veel, ma ükskord mõtlesin, et mida ma veel tahaks endale joovi. Siis võiks olla üks mingi jacuzzi, mingi siuke mõnus elektriküttega eelistatult, sest et no tünnisauna või sellist asja, ma ei viitsi kütta seda, ma arvan, et see on mõnus, aga ma ei viitsi neid puid panna, siis võiks olla elektriküttega, mõnus siuke soe vesi sees kogu aeg. Siuke asi võiks küll olla veel, sest et noh, vaade on ju meil siin hea, et istud siin, teid saunas, istud jacuzzis. Praegu hakkad igast asjast unistama siin päikse käes. Nii mõnus on ja, aga jah, mina nüüd naudin kuni lõunasöögini mingi tunnike, ma arvan. Tunnik umbes olen siin ja siis tõmban oma lõunasöögi sisse, mul on jälle valmis tehtud see, kes praegu ma vlooga vaadanud, siis teab, ma söön põhimõtteliselt iga päev, söön suhteliselt iga päev, sama toitu lõunaks on mul täna jälle see riis hakkliha ubadega, et läheb see sisse ja ongi jälle hea, kui kuna ma peaks hakkama niitma. Mul on nagu see robot niiduga, aga ta ei niida seda kallast, kes on jälle näinud vloogides, siis mul on siin üks kallas, nagu kalda, see järve kallas ja seda on vaja niita, sest et robot sinna alla ei saa, see on nii suure kaldega, on olemas roboteid. Aga kui mina enda robot ostsin, siis oli ka kirjas, et see on samamoodi niidab sellist, ma ei tea, mitu protsenti see on, aga näe niida. Libiseb alla, üks päev oli siin ulpist siin vees, et ehk siis me rohkem ei proovi. Eks mul oleks vaja uut robotit ka võib-olla mingi aeg. Nii et jah, niidan selle kaldaga võib-olla supsti ära, see on see tehtud. Aga praegult tunnike mina lihtsalt puhkan ja naudin. Ikka mõtlesin, et enne päevitamist või nii-öelda pikutamist tõmban selle kaldaga ära, et ei suuda vaata niisama passida, tahaks kohe midagi teha või noh, ma ei tea, häirib, kui see on tegemata. Siit maalt on siis vaja käitusi teha. Maal see robot oma töö ära teeb, aga edasi pean mina tegema. Ei ole hullu, ega see nüüd raske ei ole, aga see kallak on päris järsk, päris tüütu on seda teha. Kütan siit edasi tagasi minna. Või hullem see, et täpsemalt see kallak on teise pool ka veel. Nii et topelt töö. Ja mõni kindlasti mõtleb praegu, mida sa vingu. Mul on kodus korrali 10 hektarit vaja niita. Aga ma ei viitsi nagu süüt elu elada, et meil kodus aiatöid tegema. Sellepärast mul kodus ei olegi ühtegi sellist taime ega asja, mida kohe kasvima või mingit lilli või asja, sest nagu ei ole väga palju kodus eest suvel. Mängin palju golfi sinna ringi, ehk siis ei taha endale koju mingeid lisakohustusi teha. Olen vaja siin nagu muru niita kogu aeg midagi teha, et taas nii, et kodu saab ise endaga hakkama. Toas on robot, kes pühib tolmu, valisin neid asju põrandaid, vedeb. Õues on robot, sest et see nii muruga tegeleb. Hakkasin veel mingit taimedega jamama. Iga päev mingi kasva, mingi puid ja põõsaid. Lilli ja ei ole. Igal ühel omad hobid. Kes kastab taimi, kes mängib golfi. Ehk siis jah, ma pigem valin selle golfi mängimise taimede kasvide tasemel. Ja noh, samas väike jalatrenn, vaata. Paned seda tõusu või seda asja taga ja oi jah, ja õnneks väga kaua aega ei lähe. Nii oleme Rangil kohal, või noh, rajas kohal. Täna rajal ikka ei lähe, lööme lihtsalt Rangil, kell on juba päris palju. 5, oleme juba 100 palli peaaegu ära löönud. Aga ma ei tea, no. Kuidagi veider tunne on see uus
ma ei tea, valuvaigist või mis iganes rohi mulle anti sealt arsti poolt. Täiesti imelik asi. Tõmbasin selja ära just, siis lõua tõmbasin ära, nagu ei tunneta oma keha. Või ma ei tea, nagu ei oska nagu hoida, või ma ei tea. Aga paneme rauaga, 198 meetrit raud 7-ga, panen paar purakat, vaatan, kuidas lendab. Näe, jälle nõks läbi raud. Ma ei tea, huvitavaid valuvaigist kirjutaks välja. Väga veider. Hambad kokku pigistama. Üldse välja ei tule. No nii, panen driveriga ka paar pauku. Vaata, kuidas sellega lendab. Täna on päris hästi 3 etappi kätte saan. 298 mingi rohkem on. Aga äkki nüüd. Opa. Lendas madalalt, aga ma arvan päris kaugele. 279. Tikk läks pooleks. Täna mingi 5 tikk juba. No nii, teeme sellist mängu, et Sarvan vajab drive'i ja mina üritan ära arvata, kaugele ta lööb. Opa, hea pauk ja ütlen kohe ära silma järgi, et see läks umbes 209 meetrit. Palju? 206. Mõne meetriga mööda, ehk siis päris hea pakkumine. No nii, vaatame veel ühe löögi. Jep, see läheb kaugemale, see läheb 219. 221, ei ma ütlen, ma oskan seda mängu. No nii, 3. löök ja ma üritan selle täiesti täpselt ära arvata. Ja vaatame. Opa, see on siis tänase päeva parim praegult silma järgi. Ütleks, et 227. Vähem või? 225. 218. Kuidas ma nüüd aparaat valetan, ma panen täpsemini ka aparaat, ehk siis mul on õigus. No nii, hommikust teile uus päev käes. Täna on siis reede, kui mega ilm siin on. Saate aru, suvi on kohal, ülimõnus, tuled siia Pärnusse. No siin on alati suve tunne. Tulime golfi mängima ja saad aru, kohe näitan teile, mida vekki. Saad aru, siin mingi suitsuahi möllab, tossab siin. Seda, saad aru, siit tuleb nii head lõhna, et kui läbi kaamera saaks anda lõhna, siis oi, kui hea. Ma arvan, et siin peaks pärast mingi lõunaga tegema. Vaadake, kui ilus siin on. Vesi pritsib ja griinid on rohelised ja oi, kui ilus siin on. Laks, võtame siit autoga endale, number 10. Kus see number 10 on meil täna siin? Täna siia oma autoga tulla ei saanud, aga opa, number 10 olemas. No nii, vaatame, kus käima ka läheb. Opa, paneme siia juhtme sisse, opa, ja ongi olemas, ma arvan. No nii, vaata, siit tuleb sisse panna, opa. Ossa raks, tagurpidi käikida. Ei karjumatu, vaata. No nii, lähme. Assa raks. Mõnus. Oi, täna tuleb hea päev, ma juba tunnen. Ilus golfipäev, ilus golfi-ilm. Vaat see on õige golfi-ilm. Vaat sellise ilmaga tahan mina golfi mängida, kus päike paistab, ilm on soe. Reigo jookseb ümber golfiväljaka. Ühesõnaga jah, sellise ilmaga tahan mina golfi mängida, see on õige golfi-ilm. Nii et läheme mängime täna golfi ja teeme kohe 18 rada ka ikka, et siukse ilmaga tuleb terve päev läbi golfi mängida. Nii et opa! No nii, teeme sooja, lööme esimesed 50 palli soojaks ja siis läheme juba rajale. Opa! Tšuuri kaotab juba. Noh, Tšuru. No Tšuru, kui ta on. Saame täna jälle golfi mängida terve päev, jah? Mõnus. Vaatame veel sarnane lööki. Jõpp. Ilus. No nii, 5 rada, sükke lühike löök, 95 meetrit. Ja vaatame, kus see sarvane pall kukub siis. Opa, sinna. Opa, pool rada vasti mängitud. Poiss naudib, ilm on ilus endiselt. Väga. Opa! Vindi poiss, ilus poiss, eks ole. Vähemalt lõin natuke kaugama kui Saron. Saron on mingi eriti kehva koha peal pankri taga kuskil. Aga pall, opa, maandub ja täitsa hästi. No nii, sain ilusti ühe löögi greenile. Laksti, nii võtame häpil soki maha ja paneme laksti ühe käega puti sisse nagu nälja. Ma ei tea, kas see nii lihtsalt õnnestub ka, aga vaatame. Auk on seal. Ja pall on siin ja putter on siin ja vaatame. Opa. Ütleme nii, et praegult oleks pöördi tulnud, aga lepime pariga ka, kui siit nüüd
ühe käega sisse läheb. Suht lähedal, peaks minema küll. Opa, tehtud. Ma ei tea, mitmes rada see on, aga näe, Valgerannas oleme. Tšurva pikutab seal, tundub, et poiss on väsinud ja Saran on seal, teeb mulle džipi pihta või. Vaatame, ega ma pihta ei saa. Ja kaameramehe roll on päris ohtlik. Tuleb jälgida palli ka. Opa, hea löök. Jaa löök, oi kui hea löök. No nii, jõudsime golfis koju. Ütleme nii, et täiesti väsinud olla. Ma ei tea, kuidas ma nii ära väsin, ma isegi ei jaluta seal kuuses. Muuseas, keda kuitab, siis ma sõidan golfiautoga, aga mul tuleb ikka 18 raja peale 6000 sammu umbes. Ehk siis päris hea minu mõelest, täitsa paras värk. Aga nüüd oleme kodus, väsinud olla, mõtlesin, et ennem kui ma hakkan sööki tegema lõunat, mis kell on nii palju, 3 läbi ja nüüd olen hakanud tegema süüa varsti. Mõtlesin, et tõmban pooleks tunniks lihtsalt pikali siia päikse kätte ja võtan natuke päikest, päevitan, et ma ei tea, puhkan ennem kui hakkam. Kuigi ma sõitsin siia just 1,5 tundi koju. Ühesõnaga ma väsima, puhkan natukene ennem kui ma hakkan toivetama. Mõnus. Nii, just käis kuller, tõi mulle uue särgi ja vaadake. Vitamiini velli ka. Kuule, vaata, ma sain aru, et jalgpallurid on järelikult väiksed mehed, tead miks või? Sest vaadake seda, opa, nii pingul järelikult. Jalgpalluritel need ei ole, seepärast nad ongi siuksed lödipüksid, aga noh, opa, vaadake seda. Ilus särk vaadake tagant ka. Opa. Kuidas meeldib? Pole paha ju. Ops, tagant ka. Ops. Nii et, kui see on jumala hea särk kraega, vaata, saab golfis ka käia. Täitsa ilus värv, suvine värk, aga ühesõnaga jah, õhtu on käes, väsinud on olla, nüüd on aeg hakata jälle preppima toitu ette, teeme mingit kuut riisirooga, hubade ja hakklihaga nagu ikka. Davai, ma arvan, näeme homme, täna ma rohkem ei jaksa midagi teha. Homme on põnev päev. Homme näete. No nii, tere hommikust, uus päev, uued seiklused. Kõigepealt, võtame siit väikse kütusepaagi. Lapsud sisse hommikul. Ega muidu päev üle ela. Ja ütleme nii, et täna ma võtsin endale golfi kaasa. Okei, täna on laupäev, kõigepealt tuleb sellest. Täna on golfipäev ja täna on siuke golfipäev, et kell on 8:52 ja koju me jõuame täna arvatavasti mingi 7. Ehk siis no ikka päris golfipäev ja võtsin kaasa. Te arvate, mitu purki nokot? Ai, ma ei ütle teile. Teile muidu mõtlete, et loilakas. See on hea gramm. Ühesõnaga, täna tuleb põnev päev. Mul võib-olla natuke vähem põnev, Kertsu jaoks väga põnev. Läheb tegema green card'i täna. Olen koos temaga terve päev läbi, teen ka green card'i läbi uuesti, sest sellest on juba möödas 3 aastat täpselt, peaaegu täpselt 3 aastat. Mina tegin green card'i ja põnev fakt on veel see, et green card'i teeb sul seal raes anda päris mitu erinevat treenerit, aga täna on see täpselt sama treener, kes andis ka mulle 3 aastat tagasi. Ehk siis mul on hea vaadata, kas mina on arenenud ja tema on arenenud, kumb siis rohkem arenenud on selle 3 aastaga. Ehk siis vaatame täna, teeme sama treeneriga green card'i läbi, korralik päev tuleb, aga väike vahe on veel. Vanasti, 3 aastat tagasi vanasti oli green card 2 päeva, nüüd on 1 päev. Ehk siis asi on läinud puhtalt raha peale üle, ma vaatan, antakse vähem teadmisi, aga tehakse kiiremalt läbi. Saadakse laupäeva ja pühapäevaga topelt raha, vaata. Raha on ikka kaval, ma vaatan. Aga ei, raha peab ka teenima, ikka aru saadav. Ja ma teen siis green card'id siukse väikse tutvustava video ka teile, et saate teada, mis asi see on. Keda huvitab golfi, et kuidas saada üldse golfi mängima. Et praegu sa mõtled, tahaks golfi mängima minna, siis sa tegelikult Eestis ei saagi golfi mängida. Kui sul ei ole green card tehtud, siis ma räägin sulle, miks sul seda vaja on, mis sa teed seal, mis sa õpid seal, mis sa koged seal ja mis see üldse nagu idee sellel on. Ja selle saad varsti teada minu Instast, nii et mine vaata Reigo Neeme Instasse ja pane follow ja siis varsti tuleb uus video. Praegult on nii, et näeme teiega juba mõne sekundi pärast, minul siis parimini minut pärast. Davai. Opa! Ilus ilme täna. 18,5 kraadi hommikul juba enne 9. Täna tuleb soe. Nii et pange väikse kreem peale ja nautige ilma mingi ujumast, et ma vaatasin, et järgmine nädal läheb jälle, pole kõige parem, aga ma võin teile öelda, Rei Võimaldada ütleb seda, et 22, 3, 4 on suht kehva, sajab vihma, aga siis läheb jälle soojaks, ehk siis suvi tuleb, ei jää tulemata.
Ai, ma ikka jutustan siin nii kaua. Nii, olen unustanud täna videot teha, sellepärast, et nii põnev päev on olnud. Green Cardi päev, Kärtsu Green Cardi päev, kuidas sul läinud on? Väga hästi, aitäh küsimast. Ja vaatame, kuidas Kärtsu tänane päev on küll hästi läinud. No ei ole hullu, vaatame, kuidas tal nüüd täna välja tuleb siis. Paar ilusat lööki ka teile siia. Opa, nii võib Green Cardi juba kätte saada küll. Ehk siis tunni aja pärast saab juba Green Cardi kätte ja saab meiega rajale tulla. Ma tegin ise ka täna selle Green Cardi läbi ja ütleme nii, päris põnev oli meenutada neid kõiki reegleid ja asju nullist jälle. Keha on päris väsinud. Opa, aga vaadake seda ilusat lööki. Täiesti otse, laksti umbkaudu 300 meetrit ja mis sa veel tahad saada. Päev ei täna päris väsitav, ei ole ju piisavalt söönud ega joonud. Nagu ikka, kui on põnev päev, siis unustad suhteliselt tähtsad asjad ära, nagu söömine ja joomine. Jooma peab päris palju sellist palava ilmaga. Täna on ikka räige ilm, ülimõnus ilm, pole midagi öelda halba. Päike päev oli paistnud hommikust 9:30 kella 5 oleme siin, päris korralik. Homseks olen põlenud, see selleks, aga vähemalt sai peale golfi mängida, ei olnud isegi meeles, et YouTube'i teha, nagu ütlesin. Suht ükstapuha päev, sai nautida päeva, mõnus. Aga teen mõned löögid veel ja siis vaatame, mis saab. Läheb koju ära sööma, kõht on tegelikult päris tühi. Oh, kõva! No nii, meil käib siin Jaani Simma, ma kuulsin. Hakkasin magama minema, mina kell on 9, läbi 10 minutit ja vaatan, pidu käib. Mind polegi kutsutud kohalikule. Oo, kaunis sa! Ma ütlen kohe ära, et Toomas Anni laulab, ma tean, eks ole, minu bänd. Ja pulve, ma just lugesin, et see kestab kella 2, ehk siis tänase unega on vist kehvasti, no. Korralik jämm ju. Täna ei ole jaanipäev ju. Tšuurik. Mis sa kommenteerid? Midagi. Ai. Ühesõnaga, ma arvan, et ma tõmban selle video siit maalt kokku, et keegi peab selle kogu asja kokku ka panema, monteerima ja selleks olen mina, ehk siis muidu läheb pikad ära, ma ei jaksa seda kokku panna, ma olen jumala väsin õues täna laupäeval. Kes on praegu õues, teab 23-4 kraadi, täielik suvi. Ehk siis täna 20, homme algab, pühapäeval algab suvi, ehk siis homme hakkab suvi, nii et kõva ilus suve teile ja näeme juba nädala pärast. Opa! Laksust sisse ja magama. Kuule, ma ütlen, kisub tantsule või? Tõmba väikse sammu käimana. Või peaks minema vaatama, mis jämm on või? Iga aasta sündmus. Oi, mingi ilge lõkke on seal ju. Ma ei teagi, no. Nüüd ma olen kahe vahel, kas minna vaatama, mis simman on. Või siis jätta vahele ja minna järgmine aasta. Ma tean. Kes mind teab, see teab vastust ka. Nii et hea tööd teile. Opa, lähikaader.